Tere! Märt on jälle siin. Nii, mõned mõtted, mida võiks nagu jagada. Saad kogu aeg nagu aru, kuidas inimesed nagu kommenteerivad ja sealt tulevad ka mingid mõtted, mida jagada. Selline esimene asi ongi tegelikult see, et miks ühed inimesed saavad ja teised ei saa. Ühed saavad tulemusi ja teised ei saa. See on alati tegelikult lihtne, kui sa neid samme teed. Ja mõte ongi siin, et üks inimene teeb samme. Erinevad asju, mis siis tuleb teha. Eemaldada see ongi raske. Kui sul ei ole mingi ühtegi toetajat, ühtegi muud asja, lihtsalt sa alustad toitumise muutmist on. Mõne jaoks võib-olla, riis ja kana on nagu vägisi sööb endale sisse. Ma usun, et te saate aru, mis ma mõtlen. Ja mõtlengi seda, et see muutus on raske. Aga sa teed seda. Ja see ongi see, mõni lihtsalt teeb seda. Ta sööb nüüd seda. Ta tegi selle muutuse. Ta lihtsalt teeb. Ta lihtsalt tegi selle muutuse. Alguses on raske, aga paar nädalat ja juba on mugav. Või juba on lihtsam. Juba oled ära harjunud. See on sama, kui sa näiteks ingver on kibe. Ja sa sööd seda alguses, aga pärast on see koht, kus siis paar nädalat ja pole enam kibe. Sul hakkab isegi meeldima see. Sa näed seda muutust. Et see ongi alati nii. Ükskõik mis valdkonnas, selles mõttes, ükskõik mis valdkonnas sa teed, üks inimene teeb kõik sammud, mis on vaja ja vahet pole, kui palju maksma läheb ja kõik see, ta lihtsalt teeb, sest tal on see tahtmine ja ta soovib oma eesmärki saavutada. On see siis kehakaal, on see siis spordis näiteks, ükskõik kus kategoorias ja teine inimene lihtsalt vaatab. Aga miks see inimene sai? Vaatame, internet on siin aeglane. Vahepeal see, mitte vahepeal laivis teeb kogu aeg, ütleb, net on aeglane. Ma ei tea, kas te siis kuulete või näete. Ma teengi sellepärast siis pausi. Ja see ongi kõige selline asi, et kui üks inimene teeb ja teine vaatab paar aastat kõrvalt, siis mis juhtub ühe inimesega, mis juhtub teise inimesega. Üks on samas kohas. Eriti veel ka, mis maailmas nagu toimub. Ärme isegi pea maailmas võtma, mis meil Eestis siin toimub, on ju. Milline siin on. Jälle ongi ka see, kuidas keegi vaatab seda tegelikult. Minu kõik on hästi. See ongi see, et kuidas me mõtleme ja nii edasi. Et me võime ju igast asjast leida negatiivsust, aga samas võime igast asjast leida positiivsust ja vaadatagi, mis meil on hea, sest et me võiksime lihtsalt, ja ongi, ma isegi taha sellesse minna, sest et ma ei oska nii mõelda. Kõik on suurepärane, see ongi see, et kuidas me siin nagu lihtsalt mõtleme ja elame ja soovime ja tahame tegelikult. Ja ma kordan siin uuesti. Üks inimene alustab oma toidu muutmisega, ta saab paremad tulemused. Teine ikka ootab, äkki ei ole hea. Mulle meeldib ikka see kook ja kõik sellised asjad. Aga siis ongi see, et teine inimene jätkab. Ja ma jagan lihtsalt mõtteid täna ka. Näiteks selline asigi. Inimene, ma tegin story ka, inimene või selle video, inimene siis on ma olen jaganud ka eelnevalt, kui sul on maguseisud, siis tee enda keha puhastust. Inimene on siin, oli 3 päeva teinud soolestiku puhastust, 1 kord päevas tarbinud ja tal on peaaegu magusisu läinud. Et meie kehas on erinevad ju parasiidid ja asjad. Et see ei ole lihtsalt nagu mingisugune jutt ja mulle meeldib selle koha pealt tõesti inimesi, ootame korra, tõesti inimesi selles mõttes aidata või see probleem lahendada, mitte see lihtsalt, et osta midagi, vaid kas ma saan päriselt sind aidata. Kui sul ei ole probleemi või mul ei ole lahendust, siis ma ei saa kuidagi sind aidata. Sellepärast ma ka alati inimese, kes küsin ja et vajaliku asju, et kas ma üldse saan aidata. Võib-olla mul on selline asi, mis ei aita sind. Et olen inimese suunad ka, mine osta sealt näiteks või tee seda või toda, mina kasutan neid tooteid. Ja ma vaatan, mis Jaan siin kirjutas. No nii on. Ja siin võib-olla ma lisakski juurde on see, et kui inimene jõudnud sinna punkti, kus on nagu emotsionaalselt nagu
ta ei taha enam sellist elu. Kui mina räägin siin näiteks kehakaalust, on ju. Kui inimesel ongi juba nii kaugel see kehakaal, näiteks ma ei tea, isegi pea see kehakaalu number olema nii suur, vaid mis valu see tekitab. Võib-olla on see, kuidas ma sõnastan. See mõjutab väga palju meie tervist ju. Kui sul on ülekaal, võib-olla sul on põlved valutavad, selg valutab. See oli lihtsalt ka, et ma tahan 20 kilo alla võtta, vaid kui sa 20 kilo alla võtad, mis siis tegelikult on? Sul on rohkem energiat, sul võib-olla jalad ei valuta, su selg ei valuta. Kõik sellised asjad tulevad tegelikult kaasa. Sul üle maguseisu, sa sööd, su terve elu on muutunud tegelikult. Ja see teised, üldse ka nagu neid inimesi pole. Mina ka kunagi iga nädalavahetusel oli pidu, jõin alkoholi. Mul ei ole ühtegi sellist inimest enam ümber, sest ma ise muutusin. Ja ma seda kõike siin praegu jagan ja muidugi vanus on ka oluline, et kui siin on 50 pluss inimene, näiteks muidugi ta võib-olla ei käi väljas ja nii edasi, ja seal on mingid muud asjad. Et aga lihtsalt see keskkond on ka nagu väga oluline, milliste inimestega sa ümbritsed, sest üks ütleb, teeme seda, lähme peole ja siis teine inimene tuleb kaasa ja kolmas inimene tuleb ja siis sinna need 100 eurod lähevadki. Ja siis ongi see, et kuhu me nagu panustame selles mõttes. Ja miks ma nüüd seda asja ka siin teen, ma ütlen näiteks sellist asjagi, et ei ole vaja jõuda sinna punkti, kus ongi niimoodi, et sa ei saa istuda ega astuda. No, su selg või mingid asjad nagu valutavad. Su arst saadab su maavähendusopile. Nagu meil siin oli, olete kuulnud või näinud, Agnes, kes ka pidi minema, ma ütlesin talle, anna endale võimalus. Ja meil tuli toode, et ta selle perioodil võttis 40 kilo alla. Tema tervis on nii kaugele jõudnud, kus ta lihtsalt ei saa ilma tooteta. Ta on erinevaid asju proovinud ja nüüd ka, kui eelnev ettevõte lõpetas siis tegevuse Euroopas ja nüüd see toode, mis on, ta enne seda toodet oli otseses mõttes voodis maavaludega. Kõht valutis, mis seal olid. Ja kui selle toote sai, kõik muutus. Ja see ongi see, ka võib-olla vahepeal inimese aju ei võta vastu selliseid asju näiteks, et kui sa võtad mingit toodet, et siis kohe on parem. Aga see küsimus on see, et mis seal sees on. Ja see teebki selle eriliseks ja sellepärast see tulebki nagu inimesel need tulemused. Ja neid tulemusi ja neid kogemusi inimesed jagavad, samm-sammud saavad tooted kätte. Ja tõesti inimene saab, tal on parem tunne. Üks inimene samamoodi, 2 päeva tarbinud ja tal on rohkem energiat. Et nagu see ongi see põhjus, miks me teen seda või miks me teeme seda. Ja loomulikult meil on ka siin 30 päeva garantii. Kui sa ei ole tootega rahul, sa saad oma raha tagasi. Ja siis me jõuamegi sinna punkti, kus siin kohas lihtsalt me ei tee otsust. Ja see on tegelikult igal pool. Samamoodi näiteks, kui see on teine mõttega, kui me ei arenda enda oskuseid ja meie töökoht või palk jääb sellisena aastaid ja aastaid. Kui me ei arene, siis me ei saa ju paremat palka. Ja nii lihtsalt on erinevad asjad, mis on mingid mõtted. Võib-olla siit tuli täna ka inimene ütleb, tol pole aega muna keeta. Aga kui sul on aega mu postitust vaadata või videot vaadata ja kommenteerida, siis tegelikult selle ajaga oleks praktiliselt võib-olla muna keedetud tegelikult. Ja ma saan sellest kõigest aru, sellepärast, et see inimene ei vaata selle pilguga, ta ei pane stopperit käima, ta ei vaata, ta ei mõtle selle peale, kui palju ta Facebookis on või sotsiaalmeedias või kaua ta telefoni käes hoiab. Et see 5 minutit või 10 minutit, et teha midagi enda tervise jaoks, see peaks olema number 1. Sest vahet ei ole, palju sul raha on, kui sa oled haige või järgmine hetk oled palatis, siis see on kõige valusam. Ja see lihtsalt nii on. Paljud inimesed on, mul ei ole vaja ja nii edasi, ma ei muuda ennast, ma olen see. Ja järgmine hetk tuleb kiirabi järgi lihtsalt. Südame seiskumine, mis iganes, kõik sellised asjad. Et kui me enda tervist ei hoia ja me poest ostame lihtsalt mööda minnes mingeid asju, me ei vaata sinna sisse, samamoodi ravimid ja kõik need asjad, mis tekitavad, siis need ongi need põhjused ju. Aga miks ma seda jälle räägin? Sest võib-olla, kui sina praegu kuulad, sa pole seda
kuulanud veel. Ja kui tähtis see tegelikult on. Ja ka mingid normaalsed asjad. Tegelikult see pole normaalne asi. Noh, ma olen neid asju rääkinud. Selles mõttes normaalne, et mis meil näiteks poes on energiajoogid ja kõik sellised asjad. Et krõpsud, küpsised, seal on isegi ma ütlen, need valmis toidud ja asjad, mingi kananagitsad ja asjad, mis seal sees on. Ja siis pärast, kui tagantpool ütleme see lärised, noh, sa lased kõhugaasid, valud, lähed vetsu, kõht on lahti. See on ainult selle pärast, mida sa sõid, mis see oli jama, mis keha ju reageeris sellele jamale. Et see lihtsalt nii on. Aga ma arvan, et tänaseks on kõik. Ma sain oma mõtted jagatud selles mõttes. Tänased selles mõttes ja leidke see aeg. Sest et järgmine hetk, mis ma ütlen, kui teie ei leia aega, kuidas, see on jälle ka üks mõte tuli siin, et teie olete eeskuju oma lastele, on ju, kui teil on lapsed, mida teie teete, mida teie lapsed teevad. Et pärast teil on terviseprobleemid, aga lastel on samamoodi, on ju. Olge eeskuju lihtsalt ja tehke neid asju. See on sama kunagi, kui mina mõtlesin, et ilma alkoholita ei ole lõpus. Võtad väikse rummikoksi ja tantsutuju või tuleb, on ju, on teised asjad tegelikult olemas. Et tegelikult saab väga teistmoodi teha seda. Ja täitsa kainelt ja tegelikult on see, et mis mina olen saanud, ma isegi söön looduslikke asju ja sealt ma saan sellise energia ja mul keha on puhas ja mul pole mingit maguse isu. Täna jälle mul on 3. päevis, kus ma nüüd söön 2 korda päevas ja rohkem mul lihtsalt ei ole vaja. Et ja see on ka nüüd mingi 17 päeva ma olen siin kasutanud, on ju. Et ja ma olen ka üllatunud selles mõttes järelikult. Mul on midagi, mida puhastada ja kõike see. Et jah. Tee endale lihtsalt väljakutse. Söö puhast toitu. Või söö muna järgmised 7 päeva. Iga päev 5-10. Mul on külmkapp mune, praegu ei ole, aga ma olen lasin külmkapp mune täis. 100+ tükki on seal. Ma olen ostan ja ma söön iga päevaselt. Nüüd ma söön selles mõttes vähem, sest ma söön vähem. Muidu oli niimoodi, et ma sõin 10-12 muna. Iga kord, kui ma sõin hakkliha või maksa, panin muna juurde sinna. Nüüd ma söön vähem. Nüüd ma söön muna ka vähem. Nii et tehke seda. Te näete. Alguses ongi raske. Iga asjaga tegelikult ju. Isegi kui sa lähed, ma ei tea, autolube tegema. Alguses on raske. Pärast teed ühe käega ja silmad kinni ja 3. asja ka veel. Ja see tervis ja see on kõik see ju number 1. Kas sa hoolid iseennast? Kas sa väärtustad iseennast? See on vale sõnaga. Ma usun, te saate aru, mida ma mõtlen. Sest et kõik algab meist endast ja kui su tervis on kehv ja kõik see ja siis kui sul on palavik, sa pead tööle minema, kuna sa tegid midagi halba ja sõid midagi halba ja nii edasi, et see on ka, kus tuleb mingid toidumürgitused ja asjad, mis asjadest need tuleb, neid ei peaks üldse söömagi tegelikult. Võib-olla ma eksin mingite asjadega, aga ma usun, te saate mõttest aru nii palju ennast, ma kasutan ka sellist sõna, nagu ma kutsun ennast korrale lihtsalt. Kas mul on seda päriselt vaja või see asi, see on ajutine hetk ja mul on olnud, et ma teen mingi asja ära, järgmine päev saan aru, et see oli viimane kord. Ehk ma sõin midagi sellist, mis ei olnud mulle hea ja mul jääb see emotsioon või see nagu meelde ja see ei olnud hea ja ma ei soovi seda uuesti teha lihtsalt. Kui sul on kõht tühi, ma praen lihtsalt liha. Lihtsalt praen liha või nagu muna, maksa, mis iganes, kõht on tühi. Ma lihtsalt söön seda. Ja ma võin ka öelda, et mul külmkapis ongi ainult muna. Võtta, siin on internet aeglane. Mul on muna külmkapis ja rasv. Ja muud ei ole, jah. Jah, mul on hakkliha ka seal. Aga mul ei ole mitte midagi muud. Ja mul on purk, kus on seda mett. Pool purki mett on. See on kõik, mis mul siin kodus nagu, ma ei rääkinud soolast, aga nagu söödavast selles mõttes. Mul ei ole midagi muud. Ma ei osta endal mingit küpsise pakki või midagi, sest see saab otsa esiteks ja kui ma seda söön, tahan seda ka jagada, siis siin minu keha on punkt või mina olen koos oma kehaga punkti jõudnud, kus ma isegi söön, siis mu keha ei võta vastu enam. Ma olen sinna punkti jõudnud. Eks see on üks ka põhjus, et ma olen nii kaua juba seda teinud, puhast toitu söönud ja kõike seda, siis ta keha harjub ära.
See on sama kui kui ma eelnevalt jõin mingit alkoholi ja nii edasi ja kiirtoidud, pitsad ja kõik sellised asjad. Mu keha oli sellega harjunud. Ma arvasin, et see on normaalne, kui mingid punnid tulevad näkku ja kui meil on see öeldakse, et mitte hooaeg, aga pubeka, see on mingi periood või mis iganes. Ei, see on sellest, et me sööme mingit jampsi. See on kuskilt ülevalt poolt antud meile see mõte pähe, et see on sellest ei ole. Meil ei ole vaja keskmiselt või igapäevaselt mingi 25 grammi või palju suhkurt süüa inimese kohta. Ei, me ei pea üldse suhkurt sööma. See on surm otseses mõttes, võrdusmärgiga surm. Et seda ei ole üldse tegelikult vaja. Ja see on ka sõltuvust tekitav ju. Mida rohkem sa sööd, sa tahad rohkem, sa tahad veel. Sa ei saanud mingit toitainet, sa sööd jälle. Ma olen ka söönud mingi 2-3 kilo kommi lihtsalt ära. Noh, silm ka ei pilgu või mingi suur kilone sefiiritort. Silm ka ei pilgu, sest seal ei ole midagi. Proovi süüa mingit 2 kilo selles mõttes mingit liha reaalselt. Ja see ongi see erinevus, et miks see on see erinevus, et ühte sa võid süüa, teed väikse pausi, sööd ära, ongi, ma ei tea, pealinna kook või mis iganes see on läinud, on ju. Aga proovi nüüd mingi kilo liha süüa. Ma hakkan ögisema, sest ma ei jõua. Ja see ongi see erinevus. Osta endale lihtsalt koogi asemel endal mingit liha ja tee lihtsalt. Pane soola sinna peale ja on kõik. Nii et vist sai praegult mingi mõte mul tuli veel, aga see kadus kuidagi mingi teise mõttega ära. Aga jah, kui mida vähem sul kodus asju on, söögi mõttes, seda parem on, seda vähem iisusi tuleb. Lähed võtad, mida mina teen, kui mul kõht tühi on, lihtsalt praen endale hakkliha või näiteks muna ja ongi korras. Ja vahepeal või lihtsalt jood vett. Ka on see, võib-olla siin järgmine mõte on see, kui sul, ootame korra, internet on aeglane. Kui sul on kõht tühi, siis võib ka see olla, et joo vett lihtsalt, su keha mingi 70 või 85% me koosneme veest. Kui sa jood ka vähe vett, sealt tekivad erinevad peavalud ja nii edasi. Ma olen ka kuulnud seda, kui inimesed, nad ei joo vett. Pane sinna sidrunit või midagi nagu juurde ja just ongi. Aga kui sa kõht päriselt tühi on, kas sa oled valmis kapsas sööma või midagi? Mis enda peas ütle lihtsalt ja siis sa saad aru, ma tahaks seda küpsist. Ja see ongi see. Siit tuli see, nüüd tuli meelde selle suhkruga, sa toidad ka parasiite. Mingi nahaprobleemid, kõik sellised asjad. See näitab seest poolt, kuidas su keha välja näeb. Must, ma ütlen must, aga parasiidid, kõik erinevad jääkained ja nii edasi. Et ega see ei ole ainult toidus, see on ka, mida me hingame igapäevaselt ja kõik see on ju. Et kui auto sust mööda läheb, see kõik, mis sealt tagant tuleb, kui sa selle sisse hingad, ka need sellised asjad nagu, et tuleb enda keha eest hoolitseda ja puhastada ja aastas tegelikult mitu korda teha. Nii et okei, nüüd on küll mõtted erinevad jagatud. Kui sa said midagi, like'i, kommenteeri ja kõige tähtsam on see, et kasuta vähemalt ühte asja siit. Tee midagi, tee enda jaoks midagi paremaks, muuda seda ja sa näed erinevust ja sa ei taha tagasi ka minna. Ma võin siit öelda, ma olen ka kukkunud tagasi siis uuesti ja siis kuni sa jõuad sinna punkti. Sa ei kuku enam maha selles mõttes. Sa saad iga kord aru, et seal on parem. Ühel pool on parem kui teisel pool. Sa lihtsalt ei taha. Endalegi ma tõlgendan, ma lähen poodi, kunagi oli ema, ütlen uuesti. Rumkoola, väga hea, paned sinna sidrunit veel ja paned jääd ja jood. Aga nüüd on see, mitte nüüd, aga kogu aeg läks nagu väiksemaks. Juba 2023 oli vähem, 2024 veel vähem ja 2025 algusest ma pole tilkagi joonud. Ja ma võrdusmärk on sellele, et kas see on tegelikult ju mürk. Ma lilledele ei kalla. Miks ma endale kallan? Kõik siuksed erinevad nagu asjad. Nii et ilusat õhtut teile.